Tere päevast, head erakonnakaaslased, ja tere tulemast Viljandisse, päris Eestisse. Pisut enam kui aasta on möödunud ajast, kui valisime erakonnale uued juhid ja asusime suunama valitsuskoalitsiooni poliitikat parempoolsele rajale. Poliitikutena on meil kõigil isiklik vastutus, aga erakonnana lisaks ka järjepidevus ning kollektiivne vastutus. Juhtkonna vahetumise järel möödunud aasta kevadel vahetult Eesti Euroopa Liidu eesistumise eel ei tormanud me koalitsiooni lõhkuma, vaid soovisime olulisi muudatusi valitsuse poliitikas ning suutsime mitmed olulised muudatused ka ellu viia. Meie poliitilised oponendid, mõned meediategelased ja poliitikavaatlejad heidavad meile ette, et oleme koalitsioonis pidurdanud mitmete kokkulepete elluviimist ja teinud seda justkui kokkuleppeid rikkudes. See pole tõsi. Kui valitsuserakonnad lepivad midagi omavahel kokku teisiti kui koalitsioonileppes, siis on tegemist uue kokkuleppega, mitte kokkuleppe rikkumisega. See ei ole pidurdamine, vaid vastupidi, avatud valmisolek ja paindlik võime reageerida muudatustele meie ümber. See on areng, mitte pidurdamine. Jah, muudatused sündisid IRL-i algatusel, kuid kõigi erakondade ühise otsusena. Meie leiame, et halbu või ajale jalgu jäänud kokkuleppeid tulebki muuta. Vaatamata maailmavaatelistele erinevustele, aga millises koalitsioonivalitsuses neid ei oleks, saame täna tõdeda, et Jüri Ratase valitsus on suures plaanis viinud ellu mõistlikku ja Eestit edasi viivat poliitikat. Ning IRL selles valitsuses on saanud enamasti lähtuda oma väärtuspõhisest poliitikast. Nii on praegune valitsus jätkanud Eesti välis- ja julgeolekupoliitilist kurssi, pöörates erilist tähelepanu riigikaitsele ja olles aktiivne rahvusvahelises koostöös. Otsustasime alustada uue kaitseinvesteeringute programmiga. Maailm meie ümber on rahutu ja panustamine riigi julgeolekusse ning liitlassuhetesse on Eesti iseseisvuse vältimatu eeldus. Toetame jätkuvalt sanktsioone Venemaa vastu. Suutsime edukalt toime tulla Euroopa Liidu eesistumisega. Oleme säilitanud keele- ja kodakondsuspoliitika aluspõhimõtted ja lähtunud konservatiivsest immigratsioonipoliitikast. Lõpule on viidud ka eelmise valitsuse alustatud haldusreform, kus erakondade kahjuks ei jätkunud küll üksmeelt üleminekuks loogilistele maakonnapõhistele omavalitsustele. Aasta tagasi erakonna esimeheks saades seadsin eesmärgiks, et IRL-i poliitika muutuks selgemaks. Isamaaline, parempoolne rahvuslik konservatiivne poliitika on see, mida Eesti vajab ja mida meie erakond Eestile pakub. Julgen kinnitada, et nii on see ka olnud. Isamaa ja Res Publica Liidu eestvedamisel jätsime ära mitmete uute maksude kehtestamise, vähendasime alkoholiaktsiisi tõusu poole võrra ja jätsime ära juba seadustatud aktsiisitõusu 2019. aastaks. Kinnitasime riigieelarve strateegia struktuurses tasakaalus, et Eesti riik saaks majanduskasvu ajal jälle reserve koguda. Järgmiseks 4 aastaks ei kavanda ühtegi maksutõusu ega uut maksu. See on pööre vastutustundliku parempoolse majanduspoliitika ning konservatiivse maksu- ja eelarvepoliitika suunas. Kas seda on märgatud ja mõistetud ning kas see teadmine on jõudnud meie potentsiaalsete valijateni? Mitte veel ja mitte piisavalt. Meie võimekusel oma edusamme ja elluviidavat poliitikat avalikkusele selgitada on veel arenguruumi. Aga meie ei tegutse mitte tunnustuse, vaid Eesti inimeste heaolu ning parema ja õiglasema majanduskeskkonna nimel. Piiratud ressurssidega väikeriigi majandusedu alus on mitmekesine, kõrge lisandväärtusega ja kaasaegsele tehnoloogiale toetuv ning ekspordile orienteeritud majandus. Lihtne ja bürokraatiavaba maksu- ja ettevõtluskeskkond. Me peame tagama maksurahu ja stabiilse maksukeskkonna, aga samas on siiski vajalik kehtivat maksusüsteemi muuta lihtsamaks
ja ettevõtlust enam soosivamaks. Mõistlik on astuda ka järgmine samm tulumaksuvaba miinimumi rakendamisel. Kehtestada kõigile 500 euro suurune tulumaksuvaba miinimum. Rahvusliku majanduse edendamiseks on vaja anda roheline tuli kohalikule väikeettevõtlusele. Eestis kõik see täna veel nii ei ole, aga meie tulevane valimisprogramm peab just nendest eesmärkidest lähtuma. Valitsuskoalitsiooni ühe osapoolena oleme viimase aasta jooksul tundnud tugevat survet Eesti immigratsioonipoliitika muutmiseks. Mitmed ettevõtjate organisatsioonid ning meediaväljaanded on teavitanud, et Eesti suurim probleem ja arengupidur on töökäte puudus. Jah, oleme teadlikud olukorrast tööjõuturul ja tõsistest probleemidest Eesti majanduse ees. Aga probleem on hoopis sügavam. Eestit ja kogu Euroopat ei vaeva mitte ainult töökäte puudus, mida me usinasti lühiajaliste lahendustega püüame leevendada, vaid inimeste puudus, mis on märksa tõsisem probleem ning mõjutab ühiskonda läbivalt. Peame nägema puude taga metsa. See ei ole ainult ettevõtjate mure, vaid puudutab kogu avalikku sektorit, regionaalset elukorraldust, meie kultuuri- ja hariduspotentsiaali, jätkusuutliku ja pikaajalise pensioni- ja tervisesüsteemi loomist ja paljusid teisi valdkondi, kogu riigi ja rahvuse tulevikku. Võõrtööjõu sissetoomine ja odava tööjõu eelisele toetuva majanduse arendamine pole pikaajaline lahendus. Probleemi põhjuseks on pikaajaline demograafiline areng, madal sündimus ja elanikkonna vähenemine ja vananemine. Siin ei piisa kodakondsus- ja immigratsioonipoliitika muutmisest, kui sellega koos ei käsitleta meie peamist valupunkti, demograafilist arengut. Eesti rahva turumajanduslik väljavahetamine odava tööjõu vastu on rehepaplik enesepettus ja kvalitatiivset arengut takistav lühinägelik poliitika. Eesti suurim väljakutse on positiivse iibe saavutamine. Kõik ettepanekud ja lahendused, mis viivad eestlaste sündimuse kasvule, väärivad arutelu. Just see, kuidas Eesti peredesse sünniks rohkem lapsi, peaks olema järgmise Riigikogu valimiste peateema. Meie erakond on perepoliitikat pidanud läbi aegade üheks kõige olulisemaks Eesti poliitikaks ja kavatseme seda ka kindlasti jätkata. Ühe osa Eesti eliidi soov paigutada see teema delikaatsete ja anonüümsete teemade hulka, millest heas ja moodsas seltskonnas ei räägita, on jaanalinnu kombel pea liiva alla peitmine. Nii jäämegi tegelema tagajärgedega ega jõua põhjusteni. Teame, lahendused on keerulised ja komplekssed, aga kui neid ei otsi, siis nendeni ka ei jõua. Head erakonnakaaslased, nüüd mõned numbrid, aga meil on põhjust nendesse numbritesse süveneda. 1989. aastal elas Eestis 1,56 miljonit inimest. Eestlasi oli 61,5%, koos Nõukogude sõjaväelastega isegi alla 60%. Täna on eestlasi veidi üle 900 000 ehk 2/3 rahvastikust. Inimarengu aruande iibe ja rändesaldo prognoosi kohaselt elaks Eestis 2001. aastal 800 000 inimest, neist 600 000 eestlast. ÜRO väheneva iibe rahvastikuprognoos 2014. aastast vähendas sündimuskordajat vaid 0,3 võrra, säilitades praeguse rändesaldo. See andis Eesti elanike arvuks 600 000. Oletatavasti eestlasi siis kõigest 450 000. Üle 2 korra vähem 3 inimpõlvega. Peame sellest väljasuremisfatalismist üles ärkama. Emapension ja 3-lapseliste perede toetus olid õiged ja vajalikud, aga mitte piisavad sammud. Aga küsimus pole ainult rahas ja toetustes. Peame asju nimetama õigete nimedega. Eestis sündivad lapsed on meie tegelikud majanduse, julgeoleku, pensioni
ja kultuurrahvana kestmise sambad. Nii peame maksu- ja pensionipoliitika ehitama perepõhiseks, esimese riigina maailmas, sest me ei taha olla 22. sajandi liivlased. Et mõista meie vastutust pikaajaliste rahvastikuprotsesside taustal, siis piisab vaid täiendavast 4000 püsielaniku sisserändest aastas koos sellele järgneva pererändega, et eestlased jääksid rahvana vähemuseks oma maal väga lühikese aja jooksul. See on meie lähtekoht, et langetada isamaalised valikud rändepoliitikas. Eestisse tulijad ja siin elavad inimesed peavad eesti keele ära õppima. Üks inimpõlv on nunnutatud, tulemused on kesised. Me pole suutnud luua tingimusi ega piisavalt motiveerida inimesi keeleõppele, aga igasuguse lõimumise aluseks on eelkõige ühine keeleruum. Hea näitena nõuab meie valitsus välismaalastelt A2 keeletaset elamisloa pikendamisel ja paneb raha eesti keele kasutamiseks lasteaedades. Käivitame eesti keele majad. Kuid ka sellest on vähe. Peame olema nõudlikumad ja tugevdama ka järelevalvet keeleseaduse täitmise üle ning suutma muuta suhtumist riigikeele oskuse ja keele kasutuse osas kohalikes omavalitsustes, kus enamus elanikkonnast on venekeelsed. 2 paralleelset koolisüsteemi ei soodusta ühiskonna lõimumist. Siin on väljakutse erakondadele. Valimisedu rajamine erinevate keelekasutusega valijate vastandumisele on lühinägelik. Parim lõimumine on ühise keeleruumi kõrval, kui venekeelne elanikkond tulevikus ei hääletaks mitte rahvuslikust või keelelisest kuuluvusest lähtuvalt, vaid teeks oma valikud maailmavaatelistest arusaamadest lähtuvalt. Pärast Eesti iseseisvumine taastamist tajus Eesti ühiskond väga laiapõhjaliselt ohtu Eesti rahva püsimisele ja rahvuslikud aated olid populaarsed. Sõna rahvuslus ja rahvuslane kandsid positiivset tähendust. Laulsime, et eestlane olla on uhke ja hää. See oli isamaalisuse kõrgaeg. Tänaseks on palju muutunud. Piirideta Euroopas on olla moodne globaalne olevus, kellel puudub selge enesemääratlus, olgu see siis religioosne, kultuuriline, rahvuslik või sooline. Käib võidujooks edumeelseima maailmakodaniku nime ja kõik, kellel on säilinud ühtekuuluvustunne väiksema määratluse alusel kui abstraktne Euroopa, lahtestatakse kitsarinnalisteks tagurlasteks. Uue Euroopa rahva loomine käib täiel rinnal. Aga see eksperiment on määratud läbikukkumisele. Sõbrad, vaatame Euroopa sisse. Euroopa identiteet on rahvusriikide identiteetide summa ja ühisosa, mitte keskselt loodav uus ja kunstlik enesemääratlus. Ühesuunaline rahvaste sõprus on sama õnnetu kui ühepoolne armastus inimsuhetes. Rahvuslus ei ole poliitiline äärmuslus, millel justkui poleks enam kohta kaasaegses Euroopas. Sellise hoiakuni on viinud paduliberaalsed poliitikud ja mõned populistlikud erakonnad Euroopas ning Eestis, kelle poliitikat meediaga võimendab. Eelkõige puudutab see immigratsiooni ja pagulaspoliitikat. Samuti ülebürokratiseerunud ja Brüsseli keskse Euroopa Liidu soov domineerida rahvusriikide üle. Tasakaal Euroopa ühiste huvide ja Brüsseli keskvõimu ning Euroopa Liidu liikmesriikide iseseisva otsustusõiguse ja suveräänsuse vahel saab olema Euroopa Liidu üks võtmeküsimusi. Aga mõtleme veelgi laiemalt ja kaugemale. Eesti 100. sünniaastal on kõneletud sellest, milline oleks Eesti 100 aasta pärast. Sellele vastates peame mõtlema, milline on Euroopa ja maailm 100 aasta pärast. Peame mõistma, et euroopalik elulaad on meie oluline nurgakivi. Õigusriiklus, humanism ja Euroopa vaimupärand on meie rahva loomulik elukeskkond. Aga Euroopa rahvatulu moodustab ostujõu pariteedi järgi vaid 7% kogu maailma tulust ja see trend on ühesuunaliselt vähenev.
Täna on Euroopa rahvastik 10% kogu maailma rahvastikust. 100 aasta pärast vaid 5%. Aastal 2100 elab prognooside kohaselt Euroopas 600 miljonit inimest ja Aafrikas tänasest 5 korda enam ehk 6 miljardit inimest. Kas ka tegelikult? Sundvalikutes eluks vajaliku ja kliimamuutuste survel on reaalne, et ees seisab surve suureks rahvaste rändamiseks Euroopa suunal. Me ei räägi siin mitte miljonist inimesest, vaid 100 miljonitest. Peame aru andma, et senine immigratsioonipoliitika ja pagulaste vastuvõtusüsteem ÜRO egiidi all ei ole demograafilisi arenguid silmas pidades mõelda. Kui tahame euroopalikku elulaadi kaitsta, siis Euroopa poliitika peab muutuma ja me peame kontrollima oma välisuksi. Järgmise 10 aastaga USA 2-kordistab ning Hiina 4-kordistab oma kaitsekulud. Täna kulutavad Euroopa riigid keskmiselt vaid 1,48% sisemajanduse kogutoodangust oma kaitsele, kui kogu maailma keskmine on 2,2%. Võtame nüüd need globaalsed arengud kokku. Meie väärtusi jagava läänemaailma osakaal väheneb rahvastikus, väheneb majanduses, väheneb sõjalises ja väheneb poliitilises võimsuses. Tasakaal maailmas paikneb ümber. See tähendab, et peame lääne tsivilisatsiooni huvide eest seismisel olema julged ja hoidma kokku, toetama üksteist. Kaitstes Euroopa elulaadi, kaitseme Eesti eluviisi ja kultuuri. Väikeriigi jaoks peavad väärtused ja huvid olema kattuvad. See on põhjus, miks Isamaa ja Res Publica Liit peab oluliseks Euroopa koostööd ja kuulumist Euroopa Liitu koos kõigi lahendamist vajavate probleemidega. Aga Eesti Euroopa Liidu poliitika peab muutuma selgemaks ja julgemaks. Just globaalsed arengud sunnivad meid mõtlema ja tegutsema rahvuslikult, aga olema valmis avatud ja laiapõhjaliseks koostööks õhtumaise kultuuri kaitsmisel. Heites pilgu tänasele Eesti poliitmaastikule, siis näeme üpris suurt ümberreastumist. Uusi tulijaid on vähe, aga lipukirja vahetusi palju. Poliitmesilased lendavad õielt õiele, otsides ilusamat maandumispaika, tekitades niimoodi illusiooni uuest, värskest ja edumeelsest poliitikast. Aga enamasti kulunud tiibadega kaugele ei lenda. Tänane Eesti elab üle vahtkonna vahetusega kaasas käivat üleminekuperioodi. Kõike ei nähta enam mustvalgena. Oluliselt rohkem on pooltooni. Üheks tänast Eestit iseloomustavaks jooneks on inimeste üha suurenev soov neid puudutavaid otsuseid nendega läbi rääkida ja neid puudutavastes otsustes kaasas olla. Selles suhtes kõlavad mõistlikult ettepanekud riigireformi tegemiseks, millest mitmed on omal ajal tulnud meie enda erakonna liikmetelt. Hakkaks pihta kas või rahvaalgatusele või küsitlusele ka tegelikult rohelise tee andmisest. Tähistame sellel aastal Eesti riigi 100. sünnipäeva, millest iseseisvat riiki on meil olnud 49 aastat. See tähendab allapoole. Selleks, et järgmise sajandi iseseisvuse bilanss oleks teistsugune, peame oma riiki pidevalt kaasajastama. Vajame riigireformi, mis ei käsitle riiki kui aktsiaseltsi või ise tasuvat äriprojekti. Oma riik on kallis. Samas ei tohiks see toetuda ainult teoreetilisele riigiõiguslikule käsitlusele, vaid peaks lähtuma tegelikust olukorrast ja praktilistest vajadustest. Riigireformi eesmärk peab olema Eesti inimeste heaolu kasv, riigi konkurentsivõime tõstmine, Eesti rahva ja kultuuri arendamine ning see, et Eesti riik toimiks regionaalselt kogu Eestis. Need on konkreetsed, mitte umbmäärased ega abstraktsed eesmärgid.
Vajame jõukohast ja toimivat riiki, kus seaduste tegemine ei liigu üha rohkem rahva mandaadita ametnike kätte ja poliitilisi valikuid ei langeta kohtusüsteem. Ka riigireformi teema saab olema Riigikogu valimiste üheks fookusteemaks, kus Isamaa ja Res Publica Liit on olnud alati eestkõnelejaks. Peame siin olema jätkuvalt aktiivsed ja uuendusmeelsed. Eesti on väike riik ja siia ei tohiks mahtuda palju bürokraatiat. Ometi mahub ja see käib meil üle jõu ning sööb usaldust. Peame oma e-riiki arendama nii, et see ei muutuks kalgiks ja inimkaugeks küberriigiks, kus inimene suhtleb hingetu Exceliga ja tohutu bürokraatia vohamise võimekusega elektrooniliste lahendustega. See on e-riigi varjatud külg. Eesti peab olema kaasaegne ja paindlik väikeriik, aga vaatama väga kaugele. Seepärast pakun erakondade ülest poliitilist kokkulepet, et Eesti ametkonnad võtaksid tulevikus kõikides valdkondades üle Euroopa Liidu regulatsioone ainult absoluutse miinimumi ulatuses. Sellest peaks saama reegel. Sellest peaks saama reegel, millest juhinduksid kõik tulevased valitsused ja Riigikogu koosseisud. Eesti avalikkust viimasel ajal enim erutanud teemadest rääkides tuleks mul nüüd keskenduda Igor Mangi ahistamissskandaalile. Kuid lubage mul siiski pühenduda kavatsusele rajada tselluloositehas Tartu külje alla. Oleme toetanud Eestisse vastava tehase loomise mõttekuse uurimist, sest teadmine on alati parem kui teadmatus. Puidu kaasaegne väärindamine on mõttekas. Tselluloositehase rajamiseks just Tartu külje alla on võib-olla esitatud häid argumente, mis lasevad sel mõistlikuna paista. Aga kas see on ka tegelikult nii ja kas me peame ikka alati nii mõistlikud olema? Eesti riik on algusest peale olnud hullumeelne projekt. Kõiki ennustusi ja soovitusi eirav oli ka Eesti iseseisvuse taastamine. Üsna hulle asju tehes ning omapäi toimetades oleme tänasesse päeva jõudnud. Miks ei võiks me siis vahel ka natukene metsa poole olla? Mul on hästi meeles, et Isamaa on rahva arvamust ignoreerinud ning vajalikud otsused läbi surunud, kuid mitte ühe sihtrühma huvides ega selleks, et kedagi rikkaks teha, vaid selleks, et Eestile kindel tulevik tagada. Mitmedki pidasid meid utopistideks, kui hakkasime rääkima ID-kaardist. Reformierakond tegi katse see utoopia läbi kukutada. Meie kaitsekulutuste suurendamist 2%-ni ja NATOsse pürgimist peeti esialgu mõttetuks. Kuid kas või läbi halli kivi minna pole mõtet selleks, et kedagi vägisi õnnelikuks teha, eriti kui see ohustab inimeste usaldust omaenda riigi vastu. Me ei pea tartlaste arvamust neid otseselt mõjutava projekti suhtes absoluutseks tõeks pidama. Sellest üle sõita, aga ei tohi. Tegelikult on tehasega seotud vastasseis ammu üle kasvanud Tartu-Tallinna põhimõtteliseks vastasseisuks, kus võitlevad Ülemiste Vanake ja Tartu valim. Ja selles võitluses võitleid ei ole. Algatatud eriplaneeringuga keskvõimule antud suured volitused tekitasid ka proportsionaalse vastureaktsiooni. Tartu piirkonna elanike vastuseis tehasele on niivõrd tugev, et valitsuse poolt eriplaneeringu kehtestamine sellesse piirkonda oleks ebademokraatlik ja ebarealistlik. Seepärast on minu seisukoht, et valitsus peab loomuma plaanist eriplaneering Tartu piirkonnas sellisel kujul lõpuni viia. Head erakonnakaaslased meie erakonnast. Meie valik on olnud, on täna ja peab olema ka tulevikus väärtuspõhine poliitika. Seepärast soovime tänasel suurkogul heaks kiita erakonna maailmavaatelised põhialused, mis ei ole päevapoliitilised sõnumid, vaid ajale vastu pidanud väärtustele toetuvad põhimõtted. Oleme seni tegutsenud
ainult valimisprogrammide alusel. Loodan, et tänasel suurkogul heaks kiidetavad maailmavaatelised aluspõhimõtted saavad olema püsivaks kompassiks erakonna poliitika kujundamisel ning aitavad erakonna liikmetel ja toetajatel teineteist paremini mõista. Aluspõhimõtted on läbi arutatud erakonna piirkondades, ühendustes, eestseisuses ja volikogus ning arutelude ühisosa on olnud märkimisväärselt suur. See on pöördumine oma juurte juurde. Ja kui mõni veendunud liberaal või sotsialist väljastpoolt erakonda võtab vaevaks neid kritiseerida, siis on see kompliment, et oleme õigel teel. Minu käest on ka küsitud, mille poolest Isamaa Res Publica Liit erineb EKRE-st. Ütlen kohe ära, et meil puudub vähimgi vajadus defineerida ennast läbi EKRE. See on pahupidi esitatud küsimus. Me saame küsida hoopis vastupidi, mille poolest erineb EKRE Isamaa Res Publica Liidust. IRL on vanim Eesti erakond ja meie pikk ajalugu ning ellu viidud poliitika oma õnnestumiste ja ebaõnnestumistega on Eesti inimestele hästi teada. EKRE poliitikat teame ainult läbi opositsioonierakonna loosungite. Milline on näiteks EKRE sotsiaal- või majanduspoliitika või üldse erinevate valdkondade poliitika? Seda me ei tea. Aga kindlasti ei soovi meie olla proletaarne, bolševistlikult võitlev ja revolutsioonilist ning kurja rahvustust viljelev erakond. Positiivne ja rõõmus rahvuslus on ka jõuline ja edasiviiv ning see ongi meie tee. Tänane suurkogu otsustab ka erakonna põhikirja muudatused. Olulisem muudatus on kahtlemata erakonna nime muutmine. See on märgilise tähendusega otsus. Uus nimi pole eesmärk iseeneses. Isamaa nimi ei anna erakonnale mingeid eeliseid, küll aga paneb hulgaliselt kohustusi. Eeskätt kohustab tõesti Isamaana käituma. Erakonnana, mis ei keera nina selle järgi, kus tuul puhub, vaid ajab tõesti Eesti asja. See ei pea sugugi alati olema valijate seas populaarne. Isamaa ei kujunda oma seisukohti selle järgi, mis tundub teatud valijate rühmadele meele järgi olema. Ta ei algata valijate seas toetust nautivaid kampaaniaid, millest on teada, et need Eesti elu kuidagi paremaks ei muuda. Toetades volikogu ettepanekut Isamaa nime võtmiseks, paneb suurkogu mulle selle esimehena ühtlasi kohustuse küsida, kus on Keskerakonna ettepanek ühtse Venemaaga koostöölepingu tühistamiseks või kui kaua jätkab Keskerakonna poolt Europarlamenti lähetatu seal riigi mõõdutundetut laimamist. Isamaa nimi iseloomustab kõige täpsemalt meie erakonna poliitika sisu. Eesti keel ja kultuur, Eesti mõte ja Eesti meel, eestlaste püsima jäämine enamusrahvusena omal maal, Eesti kui rahvusriik. See on meie poliitika vundament. Aga nii nagu Eesti riik, peab ka Isamaa muutuma nooruslikumaks. Need asjad on omavahel seotud ja sõltub tänastest otsustajatest, milline on Isamaa ja Eesti riik tulevikus. Palun suurkogul toetada põhikirja muudatusi ja maailmavaateliste aluspõhimõtete vastuvõtmist, mis moodustavad ühtse terviku ja annavad ühiskonnale õige sõnumi meie poliitilistest taotlustest. Head erakonnakaaslased, Isamaa ja Res Publica Liit ei ole populaarne moevoolu partei. Veel vähem saab seda olema Isamaa. Meie rikkus on meie erakonna pikk ajalugu ja aastatega salvestunud kogemus ning erakonna liikmed ja toetajad, kes ka segastel ja keerulistel aegadel on säilitanud meelekindluse ning jäänud oma põhimõtetele kindlaks. Tänan teid kõiki ja tunnustan teid. Teil kõigil on panus Eesti ehitamisel. Teekond Eesti Rahvusliku Sõltumatuse parteist läbi Isamaa Liidu ja Res Publica
kuni Isamaa ja Res Publica Liiduni on andnud meile suurima poliitilise pagasi Eesti erakondade seas. Me oleme olnud suurim ühendaja ja ühisosa looja Eesti poliitikas, mis on aegade jooksul aidanud killustunud poliitmaastikul koondada eelkõige parempoolseid, konservatiivseid ja rahvuslikult meelestatud inimesi ja erakondi ühtseks jõuks. Ja mulle tundub, et ka tulevikus ei ole see missioon kaugeltki mitte veel lõppenud. Meie väärika ühisosa adekvaatne mõõdupuu ei ole kindlasti tänane erakonna toetusreiting. Me pole oma potentsiaali suutnud piisavalt hästi rakendada. Aga küllap suudame, kui oleme järjepidevad oma poliitika teostamisel ja ei lohuta ennast rasketel hetkedel ainult erakonna kuulsusrikka ajalooga ega lasku võimu teostamisel mugavuspoliitika lõksu. Tänane suurkogu on vahefiniš, kus me seame uued sihid ja uued eesmärgid. Sellelt baasilt läheme edasi. Liigume siis üheskoos nende eesmärkide suunas. Kui igaüks panustab, siis oleme kindlasti edukad. Paremat tulevikku saame luua vaba, kaitstud ja jõuka rahvusriigina. Teeme siis seda ja ehitame Eestit edasi. Aitäh!